Mina olen Maire Vilimaa ja töötan Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikus silmaosakonnas õena. Ja täna me räägime hallkaest ehk kataraktist, mis on enam levinud silmahaigus ja hallkae operatsioon on enam levinud operatsioon oftalmoloogias. Kust siis on tulnud see nimetus katarakt? Vanasti inimesed ei osanud seletada, miks nad uduselt ja halvasti näevad ja arvasid, neile tundus, et nad näevad nagu läbi halli udu, läbi langeva vee ja see sõna katarakt on tulnud ladinakeelsest sõnast ja tähendabki siis juga või koske. Nii et sellisele häirivale haigusele selline ilus nimi. Enne kui me siis saame asuda täpsemalt rääkima kataraktist, me räägime natukene silmaanatoomiast. Et kui me vaatame silma, siis siin silma ees on sarvkest, mis kaitseb silma ja sarvkesta taga on meil pupill, see must täpikene. Kui me vaatame inimesele otsa, siis me näeme, et see pisikene must täpp on seal ja selle musta täpi taga asubki siis lääts, mis on põhikangelane siis katarakti arengus. Silma põhjas on võrkkest, kus asuvad kepikesed ja kolvikesed ja tänu millele me siis näeme, siin tekib see nägemisprotsess. Siin on ka maakula, kollatähn, mis on kõige teravama nägemise punkt ja silmanärv, mis on siis väga tähtis silmarõhuhaiguse ehk glaukoomi juures. Ja kõige lihtsam aru saada sellest, kuidas inimene näeb, on, kui me mõtleme fotoaparaadile, et fotoaparaadil on siin ees ka lääts ja taga film, mis silmal oleks siis nagu võrkkest ja kui valgus ei lähe läbi läätse, siis ei teki ka pilti siia filmile ehk võrkkestale. Lääts iseenesest on selge ja läbipaistev, ta on kaksikkumer, seal ei ole verevarustust ja lümfiteid ja suur osa sellest läätsest moodustab vesi ja 33% on seal valku. Ta on väike, kuskil läbimõõduga 10 millimeetrit. Ja katarakt ehk hallkae ei olegi siis midagi muud kui silmasisese läätse hägustumine. Et inimesed tihti räägivad, et mul on kae ja tuleb mingi asi sealt kile silma pealt ära kraapida või siis tuleb üks kile ära võtta sealt, siis mingit kilet ära võtta ei saa. Et hallkae ongi silmaläätse hägustumine. Ja miks ta tekib? Põhipõhjus on ikkagi meie vanus. Kogu organism vananeb ja seoses sellega vananeb ka see lääts ja tuhmub. Nii et ehk ta ongi siis east tingitud ainevahetushäire. Ta võib olla ka kaasasündinud, on näiteks imikutel, võib vahel olla kaasasündinud kae. Ja ka teiste haiguste tüsistusena nagu reumatoidartriit, mõned nahahaigused, ainevahetushäired ja ka traumajärgselt, kui silmalääts saab mingi trauma tõttu viga, siis ta võib näiteks paari tunni jooksul hägustuda. Ja ka mõningate ravimite pikaajalisel tarvitamisel, näiteks nagu hormoonpreparaadid, mis soodustavad siis kaeteket, kui need pikaajaliselt tarvitada. Kuidas me aru saame, et meil on kae tekkinud? Et üldiselt ei ole mingit valu ega midagi väga ebamugavat inimene ei tunne, aga süveneb nägemise kadu, et inimesed hakkavad tundma, et nad näevad aina udusemalt, tihti nagu ühe silmaga rohkem, teisega vähem, seetõttu ongi hea proovida, panna käsi ühe silma ette, siis teise silma ette, et kas te näete mõlema silmaga ühtemoodi. Ja just heledas valguses ja päikese käes on nägemine väga kehv ja võib tekkida ka topeltnägemine ning ere valgus pimestab väga, et vahel inimesed tulevad, et nad mitte midagi ei näe, et teil on siin nii ere valgus. Et just see võib olla ka kaest tingitud. Ja väga lihtne on aru saada ka seda, kui me vaatame inimesele otsa, siis me näeme, et see pupill, mis muidu on läbipaistev ja nagu see must täpikene, siis mida nii-öelda paksem see kae on, seda hallimaks ja valkemaks see läheb, sest toimub selle läätse hägustumine ja me sealt mitte midagi enam läbi ei näe. Et kui me vaatame seda pilti, siis siin on normaalne pupill, see must täpike ja me näeme selgelt. Aga kui meil on arenenud kae ja kui ta on juba kaugle arenenud, siis on näha, et see must
täpikene on muutunud täiesti halliks ja me vaatame siit tõesti läbi paksu udu nagu läbi langeva vee. Diagnoosida on kaed väga lihtne. Kui te tulete silmaarsti juurde, siis kontrollitakse teie nägemisteravust ja tihtipeale näiteks inimesed, kes ei ole kunagi kandnud miinusprille, ei ole olnud lühinägelikud, siis kae tagajärjel neil tekib -3, -4, mis natukene nende nägemist parandab, aga mitte 100%. Tegelikult nad ei ole lühinägelikud, aga see miinus tekib just kaest. Ja kui arst selle pilulambiga vaatab, nagu siin on näha, siis ta kohe näeb, et lääts on hägustunud ja väga lihtne on siis diagnoosida, et inimesel on kae. Ja ravivõimalustest on ainult operatsioon. Et vanasti olidki sellised tilgad nagu katakroom ja siin ma olen näinud, et Valgevenest on toodud tilku nimega katarakt või midagi sellist, et nagu tilgad aitaksid kae vastu, aga tilkadega me seda läätse selgeks ei saa. Ja operatsiooni käigus siis vana lääts eemaldatakse ja pannakse uus lääts, et siin on seda näha, tal on sellised jalakesed siin, nendega ta kinnitub sinna pupilli taha. Katarakti operatsioon on vanim operatsioon silmakirurgias, et üle 2000 aasta juba püüti kaeoperatsiooni teostada, et lihtsalt lükati see lääts sinna silma nii-öelda sisse, et see hall udu kadus eest ära, aga samas ei pandud sinna asemele kunstläätse, pilt oli ikkagi udune ja kuna ei olnud mingit antiseptikat, siis need läksid tihti mädanema ja mingit tulemust selle ei olnud. Aga vähemalt alustati selle proovimisega. Et kataraktikirurgia sai alguse kuskil juba 1753. aastal, kus siis tehti selline keerulise nimega operatsioon, mis lühidalt on EKE. Seda meetodit kasutatakse ka praegu aeg-ajalt, kus siis lääts tervena eemaldati. Ja kahjuks ka siis ei olnud veel võimalust panna kunstläätse. Nii et see lääts küll eemaldati ja tihtilugu ikkagi tulemused ei olnud väga head, sest et jälle need antiseptika nõuded ei olnud täidetud. Aga siis 1795. aastal paigaldati esimene läätseimplantaat. Aga tulemus ei olnud ka veel edukas, sest materjal ei olnud see, mis praegu näiteks ja silm ei võta omaks selliseid suvalisi materjale, et spetsiaalsed materjalid on nüüdseks välja töötatud. Ja 1949. aastast algas siis kaasaegse intraokulaarse läätse areng. Ja siis 67. aastal paigaldati siis esimene selline lääts, nagu enam-vähem praegu kasutatakse ja võeti kasutusele siis selline meetod, nagu praegu kasutatakse, ehk et siis vakuemulsifikatsioon, mis siis iseenesest tähendab seda, et see lääts sellise pliiatsi moodi instrumendiga lihtsalt süüakse ära, väikesteks tükkideks tehakse, eemaldatakse ta sealt läätsest, eemaldatakse silmast. Kaeoperatsioon toimub kohaliku tuimestusega mikroskoobi all. Ta kestab kuskil 15 minutit maksimaalselt ja teostatakse ambulatoorselt. Et siin pildil on näha, kuidas siis see vana lääts selle pliiatsi moodi instrumendiga siit lihtsalt ära süüakse. Ehk et see ongi siis see vakuemulsifikatsioon ja kui see vana lääts on eemaldatud, siis pannakse uus lääts, mis on algselt nagu kokku volditud ja ta läheb siin silma sees lahti nagu vihmavari. Et siin on näha, kus need jalakesed siis kinnituvad ja ta jääb kenasti siis siia püsima. Et see haav on hästi väike, kuskil kuni 1,8 millimeetrit. Tõmblusi ei panda, see kasvab ise kinni. Ja peale operatsiooni silm kaotab akomodatsiooni võime, ehk et me ei näe enam ühtlaselt nii kaugele kui lähedale ja seetõttu on vaja lähedale vaatamiseks prille. Aga need, kes on lühinägelikud, kes on eluaeg kandnud miinusprille, nendele tehakse tavaliselt -2,5 prillid kaugele vaatamiseks ja siis lähedale nad saavad lugeda ilma prillita.
Ja kui see operatsioon on siis edukalt tehtud, siis peale operatsiooni on vaja panna silmatilku 4–5 nädalat ja need on siis antibiootikumidilgad ja hormoontilgad, siis nägemisteravus stabiliseerub kuskil 6–8 nädala pärast. Ja siis on mõistlik siis lasta teha omale uued prillid, siis lugemisprillid või siis need, kes on lühinägelikud, siis kaugele vaatamise prillid. Operatsiooni järgselt te võite vabalt televiisorit vaadata, te võite lugeda, jalutada, teha kergemaid toiminguid, käsitööd, käia duši all. Aga ei tohi siis minna 2 nädalat sauna või vanni, tassida üle 3 kilogrammiseid raskusi, võtta leili, olla pikalt upakil, kummargil nagu aiatöid tehes näiteks. Aga kui te hetkeks midagi maast võtate, siis ei juhtu ka hullu midagi. Aga pikalt kummargil ei maksa toimetada. Ja nagu ikka, igal operatsioonil võivad olla ka tüsistused, kuigi igal päev tehakse meil üle 40 kaeoperatsiooni ja tüsistusi tavaliselt ma ei ole kuulnud, et meil nii väga esineks. Siis võib tekkida silmasisene mädapõletik, mis on kõige hullem variant. Samas võib tekkida ka sarvkesta kahjustus, võib tekkida silma siserõhutõus ja ka verevalum klaaskehasse. Ehk et siis, et neid tüsistusi vältida, on ka inimesel oma osa täita, millest ma natukese aja pärast ka püüan rääkida. Aga samas see katarakti operatsioon võib ka soodustada võrkkeste irdumist. Kaasnevad silmahaigused ja üldhaigused võivad ka soodustada operatsiooni järgsete võrkkesta ja klaaskeha verevalumite teket. Ja näiteks nagu just kõrge vererõhk, suhkruhaigus, verehüübimishäired. Aga pärast edukat katarakti operatsiooni siis 10% juhtudest tekib läätsekapsli hägu. Ehk et kui pannakse uus lääts, siis jääb alles oma läätsekapsel ja see võib hägustuda, aga seda saab väga kergesti puhastada laseriga, et kuskil paari minuti pärast on jälle nägemine taastunud. Et on inimesi, kes tulevad, et nad mitte midagi ei näe peale lõikust ja lõikus on läinud halvasti nende arvates, aga kui neile teostatakse see laseprotseduur, siis õhtuks juba on nägemine jälle taastunud. Seda saab ka teha ambulatoorselt polikliinikus. Ja kui teil esineb järsku peale operatsiooni järsk nägemise halvenemine, silma hakkab väga tugevalt valutama või tugev punetus tekib opereeritud silmas, siis kindlasti tuleb pöörduda kohe siia meie keskhaigla EMO-sse. Iga päev kella 8–8 on siin valve silmaarst või siis lähema silmaarsti poole. Ja nagu ma ütlesin, siis on meil endal ka võimalus anda oma panus, et operatsioon saaks edukalt läbi viidud, siis selge see, et vanemas eas ei ole enam meil tervis päris korras, ikka on meil mõningaid üldhaigusi, kõrgvererõhutõbi ja südamehaigused, siis on oluline, et need oma ravimid oleks võetud ja see vererõhk ja veresuhkur oleksid normis. Välja oleks ravitud kõik haiged hambad, põskkoopeapõletikud, muud mädakolded organismis. Et kõige ohtlikum on just nimelt see, kui teil on mingid hambapõletikud, põskkoopeapõletikud, siis on suur oht pärast silma mädapõletiku tekkeks ja sel juhul ei saa opereerida. Aga vanus kindlasti ei ole vastunäidustus, sest aina rohkem pöördub inimesi kaeoperatsioonile, kes on üle 90 aasta vanad ja ka 100-aastaseid, nii seetõttu ei maksa mõelda, et vanus on see, et ma olen liiga vana ja ei maksa enam operatsioonile tulla. Nüüd, kui te tulete kaeoperatsioonile, siis ma lihtsalt lühidalt näitaksin mõned pildid sellest, kuhu te tulete ja mis teiega hakkab toimuma. Et te tulete hommikul, teile on öeldud kellaaeg, kas kell 8 või kell 9 või kell 10. Tulete 3. korruse silmapäevaravi osakonda, kus teid siis registreeritakse. Ja meil on selline kena suur saal, kus te saate tugitoolide peal oodata oma operatsiooni järjekorda. Nüüd on meil selles ooteruumis ka võimalik vaadata videofilmi
kaeoperatsioonist ja ka operatsiooniks ettevalmistamisest ja te leiate selle videofilmi Ida-Tallinna Keskhaigla YouTube'i kanalilt. Seal on ka pikem jutt sellest, mis on kae ja kuidas seda ravitakse, kuidas operatsiooni teostatakse, aga enne operatsiooni te saate ka meil siin seda filmi vaadata. Samas siis hommikul vaadatakse üle teie silmarõhud, vererõhud, nägemised, pannakse tilgad, mis silmatera laiaks teevad ja see pupillilaiendus kestab kuskil paar päeva, nii et selles mõttes ei maksa ehmatada, kui te ka järgmisel päeval kohe hästi ei näe. Ja siin siis kontrollitakse üle igaks juhuks teie nägemisteravus veel. Ja pärast operatsiooni me toome teid sellisesse puhketuppa, kus te saate siis tund aega puhata, pannakse veel tilgad, siin nurgas on pilt sellest, kuidas see toimus meil varematel aegadel, kui pidi ära vahetama oma riided, panema selga haiglakitli ja siin paksuvillase teki all istuma, et nüüd meil on natukene rõõmsamad ja valgusküllasemad ruumid, et oranži värviga toolid on meil siis siin nii-öelda meeste toas ja rohelised olid siis naiste toas. Kui teil on siis küsimusi, siis saab veel meie töötajate käest küsida ja me vastame erinevatele teid huvitavatele küsimustele. Ja nagu oli jutt sellest, et teile pannakse silma kunstlääd, siis igaühele pannakse see individuaalselt mõõdetud parameetrite järgi, et meil on sellised aparaadid, millega saab seda kunstläädse mõõta ja tavaliselt me mõõdame selle ära operatsioonipäeva hommikul või siis on see juba mõõdetud polikliinikus, kui te olete käinud vastuvõtul. Ja et vahel tekib meil inimestel natukene mure, et nad peavad terve päeva siin ootama meile päevakirurgia osakonnas, kuna see on päevakirurgia ja inimesed vahel on pahased, et miks nad kohe ei saa, kui operatsioon kestab ainult 10-15 minutit, siis lihtsalt lohutuseks on siin mõned pildid Kongo päevakirurgiast, kus meie doktor Klett käis aastaid tagasi opereerimas. Et siis lihtsalt hommikul tuldi ja oodati oma järjekorda ja kes said õhtuks opereeritud, kes said, kes ei saanud, tulid järgmisel päeval tagasi. Et siin siis on ka doktor Klett õpetamas oma Kongo kolleege ja esialgselt siis opereeriti kiiremas korras ära lapsed ja siis pärast täiskasvanud, kui nende järgi jõudis järg. Ja ma olengi jõudnud peaaegu lõpuni loenguga ja siia lõppu on see pilt pandud sellepärast, et kunstnik Claude Monet oli ka kae ja ta oli üle 80, kui ta lasi selle ära opereerida, aga tema paraku ei olnud väga õnnelik, et ta selle operatsiooni lasi teha, sest tema maalimistiil oli selline läbi õrna udu, aga nüüd muutusid kõik värvid järsku väga selgeks ja pilt oli väga erk ja see ei olnud enam nagu see stiil, mida ta varem oli harrastanud. Aga ma väga loodan, et kõigil teil ei teki pretensioone sellega, et te järsku väga selgelt nägema hakkate. On olnud selliseid juhuseid ka, kus inimesed on tahtnud osta omale uue televiisori, aga peale lõikust on näinud, et ei olegi vaja uut televiisorit osta, pilt on väga selge. Või on inimesed mures, et eriti naisterahvad, et kortsud on kõik väga selgelt näha. Aga ma loodan, et see ilus, erk ja värviline maailm on kõike seda väärt, et tulla see kaeoperatsioon ära teha.